Ma ei taiega teine. Opa! Väike Civic. Ma olen veendunud, et kõikidel Civikutel roolivõimu undab. Ma nägin neile ka mingit rahvaralli pilli ja meil on endal ka 2 Civicut ja mõlemal neist roolivõimu tundavad ja tollel undas ka. Nii et ma ei tea, kas mul on rohkem kinnitust vaja, et kõikidel Civikutel on roolivõim. Kohalik rullnokk hakkab kohe Tehvandi rahvasprintil tegusid tegema. Tulime siis kohale kõige õigema asjaga, mis heades olla saab ja selleks on E46 M57 ehk siis meil on siin autol vahel 3-liitrine diiselmootor ja see on siuke ebatavaline kombo, aga see võib töötada meie kasuks. Lähmegi nüüd teeme seal samas platsi peal dokumentide kontrolli ära, siis kui me tehnilisest ka läbi saame, siis me oleme tegelikult juba võitnud. Nii et lähme vaatame, kuidas see läheb. No tšau! Seekord pisut teistsugune video. Tänases videos ma hakkan veits rullnokatsema. Ühesõnaga, tulime siia Otepää rahvasprindile, täpsemalt siis Tehvandi staadionile ja meil on siin asfaldisprint. Ehk siis võtsime oma salarelva kaasa, milleks on niisugune õige rullnoka 46 sedaan. Meil on seal vahel M57 ja manukast, nii et kombo on päris hea. Enamik on siin kõik bensukad, kellel on M-mootorid, mis iganes amordid ja kõik jutud tehtud, õiged pillid. Ja siis me tuleme vaatame, et kas on võimalik diisliga poistele konkurentsi pakkuda. Kuidas me siia sattusime üldse? Tegelikult pidi mul papa sõitma seda asja, mida ta on juba pikalt sõitnud, aga temal tuli üks üritus vahele ja siis tekkis võimalus, et sõidan seda mina. Nii et esindan siis meie perekonna nime täna, aga Nokkar on siiski tagurpidi peas, et liiga tõsiselt ei võta asja. Vaatame, kui saab asja, siis saab, aga jaa, saab põnev olema. Midagi teistsugust. Proovin sõita nii otsejoones, kui vähegi võimalik on. Kuidas tehnilises läks? Tehnilises mitte liiga edukalt. Ühesõnaga, et me sõidame väljaspool arvestust. Ehk siis meil auto on pisut over-modified mingite osas. Et ühesõnaga, meil on sisselaskel on see kuuler on vahel ja see on suur teema nende jaoks. Ühesõnaga, me sõidame väljaspool arvestust, et aeg läheb küll kirja, aga et kuna me mingit sarja nii-öelda kokkuvõttes ei sõida, siis teeme lihtsalt show'd. Ja siuke väike lisa siia ka, et me tegime väikse challenge iseendale, et kui me top 3 ei jõua, siis ajaliselt oma klassis, siis kõikide kommentaaride vahel loosime välja ühe kõrvalsõidu meie driftiautos, nii et elage kaasa või mitte, igal juhul läheb ilmselt hästi. Käime koosolekul ära ja siis on väike raja läbisõit ka ja siis juba saame peale mingi, et päris äge on. Ühe korra juba sõitsin Classic Civicu mees. Ühe korra juba sõitsin tõuksiga, sõitsin läbi ja täitsa põnev on isegi. Pole kerget ja koeline. Et päris kitsaid kohti on, siukseid pimedaid üle nukkide minekuid on palju. Ilmast veel sõltub, et kui on märg, siis veel huvitavam. Aga kui on kuiv, siis saab juba pushida. Meil on 3 sõitu. Katse pikkus on mingisugune 2 kilti kopikatega. Ehk siis pisut saab sõita, aga pigem on rohkem ootamist. Nii et ma arvan 3. sõit, kui on hea ilm, siis tuleb mingi aeg ka juba. Nii et ja kui on wet, siis paneme drifti. See on start. Nii, start on siis siukse poova ümmarguse kurviga. Et siin midagi liiga keerulist ei ole. Põhiline teema siin hetkel on see, et need heinapallid ja mingisugused koonused või tünnid, et kui nendele pihta lähed, on automaatselt 20 sekundit saad traffi, ehk siis neid tuleb vältida meil iga hinnaga. Väike rannikene. Selle antud märgi maha sõidad, saad rahalise trahvi. Jaa, maksad ise kinni, et ei tasu näppida.
tiim, pole sellist tiimi nagu Tristis, jah? Pigem ei ole, peab ikka ise jantima siin. Vaatame, mis rõhu me siin paneme. Kenad väljad, jah? Jah. Teemasse küll taga peab ikka drifti veel bemmil olema. Gloves or no gloves. Kuna meil on originaalrood, siis ilmselt paneme lihtsalt paljaste kätega. Nii et soon naised on juba ära sõitnud, eks mingi 30 number, me oleme 67, nii et mingi 15 mintsi, siis hakkame liikuma. Kus kombe on? Kas siin ei peagi olema? Kusjuures jaa, siin ei pea olema ja tegelikult ei pea kindaid ka olema, vist see on mingi reegli muudatus. Ehk siis pumps saab panna lihtsalt kiiver pähe ja tuld. Sõidusaapad panen ka. Ja siis new helmet. Räägime helmetist, jah? Saime ka uue, jah. Saime selle päikse visiiriga ka nüüd. Ehk siis Raassillas olin juba nii harjunud selle vana kiivriga, et kui päike paistis, siis tõssin visiiri üles ja panin käe ette. Et tegelikult nüüd on see toonitud visiir on olemas, nii et aga lihasmälus on nii sees see, et tõmbad ikka käe akna peale ja paned niimoodi. Mingi nurga alt on roheline, mingi nurga alt on punane, mis iganes. Aga hea on, nüüd meil on side on ka kiivri nagu sees, et siin sees on klapid ja meil on autos eraldi sideboks ja antennid ja värgid-särgid. Nüüd on side teema ka korras, ma ei tea, kas keegi kulbilõhus nägi, aga me tegime täitsa telefoniga, nii et nüüd on sellega ka hästi ja valmis siis Witchketlile vastu minna. Vapud jalas. Vapud jalas, Tavai, ready. naudi. Davai, kütame. My tire is empty. Panin rõvedalt mingisse kivisse sisse sellega. Ma ei tea, veel tundub, et ei ole pihta saanud, aga somewhere is whole. Ühesõnaga Essa sõit päris äge nagu, täiesti teistmoodi asi. Aga no ma pidurdasin liiga vara, siis läksin uuesti gaasile, siis uuesti pidurdasin. Ühesõnaga nüüd on need pidurdusmaad on veits selgemad, mida teises ringis, kus võiks pidurdama nagu hakata. Et aga äge, väga äge, siuke hästi teistmoodi. Ja sisse panin igast asjadele päris kõvasti, niimoodi, et siukest pauguvaba hetke väga polnudki. Ma mis trahvi ei saanud ikkagi, et sellele tünnile pihta otseselt ei pannud. Aga no mingid väiksemad jubinad, mis seal tee ääres laiali olid, et need said kõik pihta. Midagi ratta alla, et pandud ära ei veera. Sina hoiad ju. Sai neid puuteid ikka pisut palju, siia tõmbas augu sisse. Kus ma katsusin ka seda kohta, aga siis ei tulnud midagi siit. Siis kui rõhk kõrgemaks läks, siis hakkas välja jooksma. Aga paneme speeri alla. Ma ei tea, siin pühapäeva Otepääs vist vahetust ei saa, muidu mul on teoorias uued ka olemas. Oleks päris hea, aga no vaatame. Paneme selle ja siis korra guugeldame. Raksud niimoodi, et roosted pudiseb ikka. Maybe you have to change coilover. Üks mats oli ikka päris hea ja see oligi selle sama poolega, kusjuures, mis see pedonisse läks. Siis tegi natuke liiga. See koili jalg on alt nagu nõksukõver. Seal on näha pesast, et on nagu liikunud. 46 klassikaline värk. Neil ongi see koili jalg on jube kehvik. Et tegelikult peaks panema 36 selle... Mis see on? Mitte õõtsa, aga 36 käänmikku vist, et saab kasutada 36 koili. Aga jaa, see ei muuda vist hetkel midagi.
täitsa isegi õudne närv sisse vaata. Nii uus asi. Siis ei tea täpselt, mida oodata. Nüüd teame juba paremini, aga enne esimest vooru isegi ei olnud nii suurt närvi sees, aga nüüd täitsa veits on. Aga see kõik on hea. Ühesõnaga teine voor peame peale. Rahvas räägib, et see voor maksab. Siin tuleb tõsist aega tõmmata, et oleks mingi chance olemas. Nii et läheme kütame. Kas sa sõitsid seal millegile pihta palakale või? Ma puutusin seal, mis on nuki otsas, see kitsas osa. Sealt alla minnes. Suurt taha tuli. Nagu selle kohaga lihtsalt läksid ja oli kõik. Lõi selle rattale siia ja korras. Natukene ootamatu sündmus, ühesõnaga meie päev on vist läbi. Teise sõidu katse poole peal tulime üle nuki, seal on siuke päris kitsas osa ja kitsast kõige raskem osa tegime juba ära ja seal oli üks viimane see siuke plastikust ja selle suure alusega siuke teemärgistus ja sellest alust nagu panime alusest üle. Mitte hullusti, pealtvaatajad ütlesid, et sealt tuli palju hullemini vendi üle, et päris paljud läksid sinna pihta, et me tulime suht leebelt üle. Aga ju siis see koil, mis meil ees oli lihtsalt, no ta ongi mingisugune odav koil ja läks lihtsalt katki. Ja siis, kui ma juba mäest alla tulin, siis ma ei saanud enam mitte midagi. Pidurdasin, aga see eriti midagi ei muutunud, et panime sinna veoka rehvi ka sisse. Ja siis nüüd sikutati meid siia armetult põllu peale piinlema. Päris piinlik on, peab vist boksi tagasi minema, et paneme uksed lukku ära. Tundub, et midagi liiga hullu õnneks ei ole, aga no tööd ikka on, siin põhja alt on plastikuid ja mis iganes ära lennanud ja radikakoda on veits vastu mingisugust rihmaratast, et no ilmselt on tööd päris oma jagu, aga jaa, oleks hitaks hea aeg olnud, et ma pushisin väga mõnusalt, kõik hoog oli hoopis teine kui esimene kord, pidurdus maad sain jumala palju paremaks, et still äge oli ja oleks väga hea aeg kadunud, nii et no ilmselt. Vähemalt on kõik okei. Jaa, õnneks silt ütleb, et kõik on hästi, seega ei hakka isegi meid.
parimad matkasussid, võin soojalt soovitada. Pidamine on hea, nagu näete, siin on meil 20-kraadine tõus ja kerib nii, et vähe pole. Võin korral sidurisse ka panna ja läheb edasi, pole mingit küsimust. Rollerid. Jõuad! Jumala hea tiiva laiend. Nothing beats a jet to holiday. Oh hei, natuke roostet. Little bit rusty. No nii, ta on esimene rahva sprindi kogemus siis. Nii hull kui see ka ei tundu, siis meie mütsi nurka ei viska. Tegelikult need sõidud, mis olid väga ägedad, isegi üllatavalt ägedalt, et poleks arvanud, et saab täitsa adrekat ja saab täitsa närvi sisse isegi, et väga teistsugune asi ja ma arvan, kindlasti lähme veel, et teeme selle asja korda siin ja siis vaatame juba, et kas sellega või mõne teise raketiga. Ühesõnaga, selleks korraks siis nii ja kommentaaridesse siis võite panna, millist motorspordi ala me võiks järgmisena proovida. Nii et vaatame, mis pakkumised teil tulevad ja siis võtame nendest šnitt ja lähme testime oma käega ära. Ja kui tuleb järgmine Witchkettli video, siis loosime välja lubatud kõrvalsõidu. 1 katkine auto, 2 katkine auto ja number 3. Hetkel ei ole mootorit. Aga sellest lähemalt Witchkettli videos, on ju? Yes, täpselt nii. Tšau! Tšau!